Et siis millest me räägime? Räägime sellest nüüd, et kõik teavad, et petrolheads.ee käis siis Wörtherseel, see on siis Austrias ja meil oli partneriks siis metrotech.ee, kes siis müüb ja paigaldab GPS jälgimisseadmeid ja täna räägime nüüd siis natukene sellest, mis see meie reis, mis me seal tegime. Me kasutasime seda muidugi lõbu pärast, aga sellel on hunnitu hulk kasutusfunktsioone ja miks peaks ostma siis selle teenuse endale sisse nüüd ettevõtted, sellest hakkame siis kohe rääkima. Aga kiirelt võtame siis kokku veel. Petrolheads käis umbes 4000 kildisel tripil. 5 päeva, 4000 kilomeetrit. Päris muljet avaldab. Kaugsel kui auto juurde. Annab selle mõõdu välja, eks on ju. Ja kulutasime me seal, minu autol oli nüüd küljes selline seade, kuna mul oli vana auto, siis see läks aku klemmide julge ja ma pean lihtsalt juurde ütlema, et umbes 800 € alla läks kütust, V8 võttis kõik ära, kõik hobused olid alles ja ämblikuid enam ei ole. Aga nüüd siis ühel uuemal autol läks siis OBD2 pistikus siis seade. Just, no tegelikult see ei olegi, ütleme see OBD2 on siukene, et see ei peagi olema uuem auto, oluline on see, et see auto on suhteline välja andma või seada autost siis lugema. Et tegelikult CAN-bus seadmed on siis nii öelda, on ta OBD või on ta siis otsejuhtmetega minev või CAN-adapteriga, siis enamasti on seadme tootjatel vastavustabelid olemas, et kust mida üldse kätte saab. Okei, aga siit ongi kohe hea küsimus, et võib-olla mõni juba mõtleb, üks oli siin vana auto, mõned uuemal saab, et kust ma teada saan, kas minu autole seda kasutada saab või minu auto DLE, kui mul on neid siin masinapargis mitu, et siis tuleb teiega ühendust võtta, teil on omad mingid kohad olemas. Ütleme niimoodi, et tegelikult kui meiega nüüd ühendust võetakse üleüldse kogu selle GPS seire või masinapargi haldus on siis siukene tänapäevasem nimi, mis on GPS jälgimise järeltuli ja siis võiks tegelikult öelda. Siis kui meie poole nüüd pöördutakse, ükskõik kas siis on lihtsalt GPS jälgimise soov või midagi muud seal taga, siis peale nii-öelda tarkvaraliste lahenduste selgeks tegemist me vaatame ka otsa, et mis masinad on, mis komplekssust vaja on ja täiesti vabalt võib olla niimoodi, aga kasutatakse sama plussi ja miinuse klemmiga lihtsalt seade on praegu esindusest välja sõitval masinal peal, sest esiteks on teda lihtne paigaldada, teiseks on ta üsna odav ja kolmandaks on olukorrad, kus ongi lihtsalt vaja masina asukohta, mitte midagi muud ja seal on ta ju miks mitte kasutatava. Nii et see on siis eelkõige saab jälgida positsiooni selle järgi, ehk siis kus sinu masinapargi autod asuvad, eks on ju. Ja siis teise järgulised probleemid võivad siin olla aeg, ma saan aru, et sõiduajad, mingid teekonnad. No ütleme niimoodi, kui me üldse sellest teenust, ma võib-olla natuke hüppen tagasi sinna ajalukku ka. Et kui meil siin alguses käis läbi see, et tootis GPS seadmeid, siis see on tõsi, kunagi me tootsime. Kogu Metrotechi ajalugu, ütleme selle GPS jälgimise osas saab alguse siin 2000-ndate algusest. 2001 aastal, kui meie olime põhimõtteliselt valmis siin GPS-iga midagi jälgima, siis riistvara turul ei olnud. Ja siis tegelikult meie majas sees projekteeritigi GPS-seade, mis esialgu küll oli niimoodi, et seal oli küljes Nokia telefon ja siis mingisugused muud moodulid, kus SMS-iga saadeti asukohta ja toredad asjad. Töötas ja sealt sammult edasi tegelikult tekkis meil siukene seadmepõlvkond nagu Voyager ja Voyageri seadmepõlvkond oli nüüd selline, mis järk-järgult seda SMS-ist liikus edasi siis GPRS-i peale, ehk siis nii-öelda interneti peale siis. Ja kus andmeside muutus oluliselt kiiremaks ja neid seadmeid on meil täna seni kasutuses, me täna alles. Keegi veel Nokiaga saadab sõnum? Ei, see aega möödas, aga see Voyageri põlvkond just on niimoodi, et me alles täna demonteerisime ühe 2007 aastal paigaldatud komplekti. Ja lisaks nendele GPS-seadmetele ka kütuseandurite tootmine, mida ka alguses ei olnud, oli meil endal. Aga mida see kõik on tänaseks andnud? Täna ei ole enam rentaabel enda toota siukseid asju. Mõistlik on neid samu olemasolevaid seadmeid kasutada. Aga kuna meie background on see, et me oleme neid
GPS-seadmeid nii riistvara kui tarkvara ise siin toimetanud, siis me oskame neid uusi seadmeid, mis on turul, panna tööle optimaalselt niimoodi, et sealt tulevad andmed õiged. Üsna suur probleem on näiteks selline, et on tihti on GPS-seadmed nii-öelda kraesse pannakse ka autode akude tühjendamise ja siis kuigi neil voolutarve suur ei ole. Aga neil oli eraldi, see minu omal oli vähemalt eraldi seal. Jaa, ta akun sees, aga ta ikkagi tahab laadimist. Iga kord, kui seada ellu võrgus käib, siis ta ju ikkagi kasutab nii-öelda pinget või siis voolu. Ja siis tegelikult ongi niimoodi, et see on küll siuke lihtne näide. Aga üks siukene voolutarbe osa on ka siukene, et haagistel ei saa panna samasuguse seadistusega seadet, nagu sa paned autole, kus akude suurus lihtsalt on erinev. Ehk siis saab jälgida väga mitmel viisil masinaparki, see on nagu üks asi, aga siis ka erinevaid nii-öelda seadmeid, et saan aru aagiseid siis, kuidas aagistele siis pannakse? Rekkadel on ju aagisid, et paned autole külge, aga aage on eraldi, et võib-olla see pole see rätti kuskilt. No mulle endale meeldib öelda, et me oleme siin jälginud läbi ajaloo hobustest helikopteriteni kõik. Et koerad ja aagised ja paadid ja kõik, mis sinna vahele jääb, aga üldiselt niimoodi ongi. Kõike saab jälgida lihtsama viisiga siis, kui on olemas, ütleme, mootor peal ja aku. Saab jälgida objekte, kus ei ole ühtegi toitallikat, lihtsalt seadmed on sellised, mis on töötavad sisemise patareiga, näiteks auto kerghaagis. Aga nüüd ongi see funktsionaalsuse pool on sellised, et enamus seda tööd ärikliendi jaoks, siis tegelikult teeb ära Metroteki teenus või siis Metroteki tarkvara. Et üks asi on see riistvara seal masina peal. Teine asi on see, et mis teenuseid kasutatakse ja siin võibki olla see GPS jälgimine võib olla siukene entry level, aga samas GPS jälgimine võib lihtsalt loomulikult kaasneda näiteks e-veose lehega. Nii. Et kui meil tuleb klient, kes soovib kasutada e-veose lehte, mis meil täna on ju üsna populaarne, et me tahame paberist lahti saada, mis kõige muu keskkonna küsimuse kõrval on tegelikult siukene, ütleme siis koormav kohustus hoida pabereid alles, printida, liigutada, teha, et e-veose lehe saab teha digitaalseks, aga kuna see e-veose leht on meie enda teenuse sisse ehitatud, siis see GPS jälgimine tulebki juba nagu selle e-veose lehega kaasa. Et ta on nagu siukene tumin-vanne ja teisalt on jälle niimoodi, et ei pea klient mitut erinevat programmi kasutama. Ja see pädeb siis nii-öelda ka meil nüüd, ma ei tea, siin EMTAS või kuhu iganes seda vaja siis saata on? Ja ütleme niimoodi, see e-veose leht ongi tegelikult üks uuem asi. Ta on standardipõhine, on jah, et andmed, mis seal peal on, aga see, millised kliendid vajavad, see on nüüd täna siuke rätsepa ülikond. Ei ole siukest asja, et iga klient võtab sama asja ja kõik sobib, ei sobi. Aeg on näidanud, et ei sobi. Ja siis lisaks sellele e-veose lehe poolele, see on siukene uuem asi, muidugi kütuseseired, kütuse valvestamine, eriti rasketehnikate puhul viimased paar aastat me näeme kütusevarguste päris suurt kasvu. Päriselt? Ja ütleme niimoodi, et kütusevargused kasvavad samas tempos majanduse langemisega. Et siin tegelikult ongi nüüd viimasel, isegi see nädal juba siin, meil on seda nädalat on 3 päeva olnud. Meil on teada siin mingisugune 10-15 juhtumi vahel, kus on käidud vargil just rasketehnikas. Okei, aga see on siis nüüd, kas seal on vahet, millisele mahutile see läheb külge või et ta peab auto oma olema, on eraldi ja siis mingi, ma ei tea, kui kellelgi on mingi sistern kuskil seisab või see on eraldi? Jaa, ütleme niimoodi, et kui me räägime kütuseseirest, siis kütuseseire on meil turu peal ka, me teame, on kütuseseiret pakutakse läbi CAN-bussi, nagu oli teie autode peal, see OBD ja on eraldi seisvate kütuseanduritega. Meie müüme kütuseseiret kuskil, ma arvan, et 95% kogu kütuseseirest, mis meie kliendid teevad kütusanduriga, eraldi seisvaga. See tähendab seda, et kütusepaaki läheb eraldi andur. Seda ei saa teha küll sõiduautodele, aga ütleme veoautod, rasketehnika, ekskavaatorid, purustid, sõjad, kõik muud siuksed asjad. Ja kuna on eraldi seisva kütuseandur, siis on võimalik ka kütust valvata siis, kui süüd on väljas. Ehk siis on niimoodi, et kui sa võtad auto süüta välja,
sul kõik kukub ja kellad kukuvad ka nulli, kell läheb magama, mingit infot ei ole. Sa saad selle kütusevarguse kätte siis, kui sa paned järgmine päeva autoga ja näed, et kütust pole. Oli täis, nüüd on pool või mis iganes. Ja see kütusevalve tegelikult annabki selle, et kliendid saavad reageerida. Seal on nüüd ka siis erinevaid võimalusi. Mõni klient tahabki vargalt kätte saada, lokaalset alarmi ei ole. Tuleb telefoni peale, mailile, SMS-iga tuleb teade kütusevargusest, kutsutakse politsei. On saadud päris palju niimoodi kätte. Ja teine asi, mis meil on siukene lokaalse alarmiga lahendus, mis paneb kütusevarguse korral tööle ka pasuna. Küll mingisugune kütusekadu selles mõttes on, et kuni protsessid käivad, eks ole. Aga ütleme nii, et 300-liitrisest paagist, kui sul jääb peale vargus see 270 või 90 alles, see on ju 10 eurot versus 100 või 300 eurot. Ma teil kodulehelt lugesin, seal on üks hea artikkel, et on isegi niimoodi saadud kätte, et on seadmed maha unustatud, et ematab ära. See oligi niimoodi, et see pasuna lugu ongi, see on jälle siuke kaasnev nähtus, et kui klient soovib näiteks GPS jälgimist, pluss siis EVO-se lehti muid siukse asju, siis sinna sama isa juurde võimalik pookida ka neid järjest nagu lisalahendusi ja see lisalahendus, see pasun ongi siukene, et see pasun töötab nii hästi, et on teada mitmeid juhtumeid, kus vargad on niimoodi ära ehmatanud, on maha jäänud pumpasid, torusid, kanistreid, igasuguseid asju, sest see on ju tegelikult, millal toimub vargus? Öösel. Kui pime on, varas otsib kohta, et oleks vaikne ja siis ta toimetab seal vaikselt, hakkab välja tõmbama ja järsku hakkab mingi asi kuskil karjuma. Ja see ei ole selles mõttes, ei ole nagu mingi väike pasun, et on ikkagi korralikku häält tegev asi ja see ehmatab ära ja muidugi sa panedki jooksu. Aga siis ühesõnaga teil kliendibaas põhimõtteliselt või kellel seda nagu, kelle probleeme lahendada te saaksite, ja see on ju tegelikult ju praktiliselt kogu transpordisektor, mis tahes ala, et on see siis autorent või põllumajandus või kaubaveosed, eks on ja niikuinii. On midagi erilisemat seal ka veel juures või kus veel siis saab kasutada seda? Suur pilt on ikkagi niimoodi, et põhiklientuur on maanteetransport ja rasketehnika. Rasketehnikal siis mõtleme ekskavaatoreid, laadureid, muid siuksed asju. Ja need, mis lahendusi kasutatakse, on erinevad. Mõnel ongi selle sama kütuseseire jaoks. Maanteetranspordil on veoautodel on tahograafid, millel on seadusest tulenevalt nõue tahograafi salvestatud tööaja fail alla laadida. Selleks, et seda mitte teha manuaalselt autos, seda saab teha distantsilt, mis siis sellisel juhul kõik selle allalaadimine käib läbi meie. Me paneme lihtsalt sellised seadmed, millega lisaks selle asukohale ja kütuseandurite ühendamisele on võimalik ühendada siis tahograaf ja toimetada kogu allalaadimine automaatselt. Ja samas on veoauto ettevõtted, nagu me enne rääkisime, jälgivad lihtsalt asukohta. Näiteks logistikaettevõtted, kellel ongi neid alltöövõtjaid on mingisugune hunnik. Selleks, et mitte hoida erinevates tarkvarades, erinevate teenusepakkujate juurest, võtavadki kas sigaretisüütajaga seadmed või midagi lihtsamad, annavad alltöövõtjale kätte, panevad külge. Nad logistikud alati näevad kaardid, kus kes on. Ja kui ei ole kõne peale, kus oled, mis teed. No näiteks, jah. Ja rasketehnikaga on tegelikult ka niimoodi, et rasketehnika nüüd 90% ikkagi jälgib kütust, kulusid, kus objektil ollakse, kui palju töötunde tehakse. Kujutad ise, et sul on ekskavaator, sa müüd seda välja, ta on kuskil objektil palju töötunde, et töötunniga müüd ekskavaatorit. Et üks variant on see, et eestad juhile, et kui palju sul neid töötunde ees on, teine variant, et vaatad metrotekist otse, mitu töötunni on tehtud. Ehk siis see on nagu, mitte nüüd nagu paha öelda nagu kõikidele, ma ei tea, töötajatele, keda siis nagu jälgima hakatakse. Et eks see kindlasti see aususe komponent peab alati nagu juures olema, aga samas kui ikkagi nagu ettevõtte poole pealt seda asja vaadata, siis sul ongi lihtsam ja parem ja adekvaatsem info nagu paremini käes, mida siis analüüsida on ju. Ja, ütleme, tegelikult see aeg on nüüd juba mõnda aega möödas, kus operaatorid arvavad, et neid nüüd ahistatakse või jälgitakse. Ja, et see pigem abiks on. Ja, et operaatorid saavad juba täna ise ka aru, et üks asi on näiteks see kütusevargus, millest täna enam ei peeta seda nii loomulikuks, et võiks võtta selle endale teenusena sisse. Aga kui panna nüüd ennast operaatori seisukohta, ma pean minema hommikul tööle, mul on mingi objekt, kus ma tean, et mul on objektijuht.
ma lähen hommikul tööle, mul ei ole kütust paagis, et ma saaks tööle hakata. Mis ma teen siis? Kui tal on enda kütus kaasas on, siis on hästi. Kui kütust ei ole, siis ta peab hakkama orgunnima seda kuskilt tooma, töö seisab, teised ootavad ja nii edasi. Ja teine asi tegelikult ütleme see järelkontrolli andmete liikumise kiirus, sest et ühelt poolt ettevõtte saab need andmed kätte kohe. Teiselt poolt ta saab arvet tehes näiteks enda kliendile anda selle sama kõige lihtsama aruande kaasa, mis näitabki töötunnid ära. Mitte kunagi ei teki vaidlust, et sa tegid tundi aega vähem rohkem, see päeva sa üldse ei teinud näiteks. Et see on niisugune vaidluste kokkuhoidmise koht ja tegelikult ka operatiivsuse ja ökonoomsuse poole, et ei ole vaja inimest, kes sõidab mööda Eestit ringi ja vaatab töötunde masinatest. Ja ma just mõtlengi, et ütleme, kui arvestajal läheb metsa, ta ootab niikuinii tonnide viisi kütust endale kaasa, aga kas või selle sama tunni jälgimiseks saab siis põhimõtteliselt midagi peale panna. Et kui arvestajal seal töötab, sa ei teagi, sina üks mees teeb tavaliselt seal tööd ja siis on sul kütust järsku läinud. Või siis kõik kopad ja asjad kuskil maantee ääres, mis seisavad, eks on. Mine tea, et on ikkagi turvalisuse tagamiseks. Aga ma saan aru, et see on nii nagu custom lahendus või nagu erilahendus igale kliendile võib olla, aga mingisugusest hinnast hakkab nagu see ikkagi kõik pihta, et millega peaks arvestama? Hindadel on kaks komponenti, üks on esialgne tasu, mis hõlmab siis paigaldust ja riistvara ja siis on kuutasu. Kui me võtame kõige standardsema lahenduse, mida kasutatakse, kus on siis masina jälgimine, kütuseseire, koos kütuseanduriga siis ja selle paigaldus. Suurusjärk on niisugune 450 € on kuskil üks masin, esimene suurusjärk. See nüüd oleneb sellest, et mismoodi mis lahendused on, mis masinad on ja kuumaksud on ütleme kuskil alates näiteks 8 lõpetades 20 või 25. Siin on hästi palju muutub nagu sellest, et kas on niisugune standardne lahendus, mis on laialt kasutuses või on erilahendusi, et on näiteks ülesannete etteandmised, teiste programmidega liidestamised, võib-olla mingisuguste sõlmede juhtimised, et mingisugused niisugused asjad, mis lihtsalt seda kuumaksu hinda mõjutavad. Laias laastus võib öelda nii, meil kodulehel on ka üleval on see artikkel, kus seletatakse seda GPS jälgimise või masinapargi halduse hinna kujunemist. Mida rohkem tuge nõudev teenus on, seda kallim lihtsalt ta on. Ei, no see on muidugi arusaadav, sest inimtööndi ja kõike muud läheb sinna juba juurde. Aga ma ütleks, et tundub nagu meelerahu eest, et sa saad firmajuhina, tootejuhina või ma ei tea, masinapargi juhina sa saad nagu rahus magada, et sinu seadmed on kaitstud ja kui sul midagi juhtubki, siis sa saad kiiresti reageerida, minimeerida siis kahjusid, eks on ja ma ütleks, et selle arvelt tundub nagu väga hea olevat. Ja teeme siis niimoodi, et kokkuvõtvalt võib öelda niimoodi, masinate andmed, mis on kuskil objektil või teel, olgu selleks siis veoauto või olgu selleks mingi rasketehnikaühik, äriliselt vajalike protsesside analüüsimiseks on võimalik saada kaugelt andmeid läbi meie, läbisõidud, tööajad, kütusekulud, remondid, olenevad nüüd moodulitest, masinate olekud, kõik muud siuksed teenindusmoodul, kogu teenindusajalugu on võimalik meile sisse panna, alates hoolduste meeletoetust, lõpetades alkomeetrite kalibreerimise teadetega ja kõige muu sellisega. Ja kogu remondipäevik, ei pea Excelis, ei ole vaja pidada, saab pidada tarkvaras, kus on ta... Siin on nii palju asju sees, mida inimesed võib-olla ei teagi, et neil vaja läheb. Jah, just. Ma arvan. Et nii ta kipub olema tavaliselt hoitakse nagu hästi palju asju ja hoitakse erinevates tarkvarades. Need samad näiteks teeninduse ja remondiga seotud info. Enamasti mingi Excel kuskile. Aga kuna meil on olemas läbisõitudega seotud info või mootoritöötundidega seotud info, siis me kõigepealt saame ju meelde töötada. Sul on hoodus lähenemas 2000 kilomeetrid pärast endale veokil hoodus või 100 tunni pärast endale ekskavaatoril hoodus. Broneerid ajad, saad meeldetuletusi, et sul on hooldusaeg broneeritud, mine homme kell 9 sinna teenindusse.
punkti saad ka panna ära. Ja see autosõidu punkti saad. No mõtle, kui sa oled teises linnas, eks on ju näiteks, mis iganes sinna lähed remonti, sul tööjuht paneb sulle huvipunkti sinna ära, ütleb, näed, mine siia remonti on ju. Ja põmm, autojuht võtab endale GPS-i seadmele või sellele Waze'il või Google Maps'i koordinaadid ja annab minna. Just. Et ülihea lahendus. No need ja kõik, ma ei tea, mida siin veel kõike saab teha. Ma arvan, et siin on pigem niimoodi, et võtke ühendust ja hakkame rääkima, et millist lahendust siis kellelegi siin kuskil pakkuda saab. Just. Et kellel mida siis vaja on, eks on, et baaslahendus on see jälgimine ja sinna siis kamalu asju juurde. Ma ütleks küll niimoodi, et selle Metrotechiga iga inimese jaoks on oma auto kindlasti kõige kallim. Ega oleme siin igasuguseid õuduslugusid kuulnud Poolast ja ma ei tea, Tšehhist. Ega me ka nagu kartsime ikkagi oma autode pärast ja mina olin ju veel laenatud autoga. Et kui see oleks kuskil ära varastatud, siis oleks ka jama olnud. Nii et meelerahu oli, saime magada rahus ja sõita ja saime näha kõik ära, kus me käisime ja nagu teate, siis me lähme uuesti sinna veel. Nii, aga... Kasulikud juhtumid siis ühesõnaga, kus ettevõtja saab endale vajalikud andmed kätte kiiresti. Jaa, too näiteid, jah. No üks niisugune hästi levinud näide on kuskile jõudmine. Ja olgu selleks töömees, kes sõidab väikse autoga, olgu selleks mingisugune veoauto, kes veab mulda, liiva või olgu selleks siis jällegi mõni rasketehnikühik, mis kuskil teeb tööd. Teie klient helistab ja ütleb, et kuule, teie ei saa mulle nii suurt arvet teha. Ta läks ju kell 1 ära, aga teil on olemas andmed, ta oli kell 3 veel objektil. Metrotechist saab välja võtta selle, aruande saata ja saata selle kliendile. Ja öelda, et kuule ei ole nii. Et me ikkagi teeme selle arve nii, nagu algselt plaanis oli, et ei saa siin 2 tundi vähem arveks teha. Sellised asjad, aga neid juhtub vist palju, ma saan aru. Ilmselt ikkagi juhtub, et ega need kõik juhtumid meieni ei jõua. Ja ühelt poolt on see kliendiga nagu vaidluse lahendamine, et see aeg ja kulu ja närvikulu, mis sellega kokku hoitakse, on ju suur ja teisalt on jälle täpselt samasugune juhtum jällegi teistpidi, et kui ettevõttel on töötaja, kelle käes on tööauto, kes peab olema mingil kindlal, näiteks kell 9 peab kuskil kohal olema, ta ei ole seal, hakatakse otsima, juht kuskilt võib-olla ärkab alles hommikul, on ju, ei, tegelikult mul läks auto katki, midagi jukest ja tegelikult on aruannete ja masina liikumiste ja andmete pealt on näha, et ennem 9.15 seda autot üldse keegi ei puudutanudki üldse, et isegi ei proovinud käima panna, et ei saanud olla aku tühi. Okay. Ja siis on need samad huvipunktid, mis teie kasutasite. Sarnaselt on olemas ka geoalad, mida saab kaardi peale joonistada. Jaa, ma nägin, seal olid, aga mis ma ei jõudnud tutvuda, mis mõõdi neid kasutada siis? Just, et selle geoaladega on nüüd 2 asja. Kõigepealt saab alarme, kui sinna geoalale siseneb või väljub mingisugune objekt. Saab ka teavituse, see on niisugune, mulle meeldib nimetada, et see on lobajamisteavitus, et kui määrad, et sa tahad alarmi, kui sellel alal on koos 3 või rohkem masinat. Siis on nii, et kohvipausi teavitus on ja siis tuleb uurida, et miks sul pool meeskonda kuskil ühes punktis koos on. Aga teine asi, mis need geovalved annavad on see, või geoalad annavad on see, et kui tehakse kuskil mingit tööd, on see objektil, on see mingisugune marsruut, siis neid geoalasid saab teha tagant järgi. Kellegil on kuskil vaidlus näiteks, et see masin ei töötanud seal nii kaua. See masin jõudis hiljem. Tagant järgi on lihtne teha see geoala sinna punkti, kuhu sa tead, et oli. Teha 1 klikiga aruanne sisuliselt, paar klikki rohkem kui 1, aga väga lihtsa vaevaga saab kätte info, mis kell masin jõudis, kaua ta seal oli, palju mootoritünde oli selles kohas, mitu kilomeetrit selle ala sees läbiti ja millal ta lahkus. Ja see geoala on niimoodi, et ta võib olla üks geoala, väike geoala, aga see võib olla ka terve riik. Näiteks Soomed, Saksamaad, kellel on riigis sees on eraldi palgaarvestus näiteks veoautomeestele ja mida ettevõtja peab deklareerima kuskil mingil momendil, siis on võimalik see sama geoala aruannet kasutades tegelikult riigi põhjal välja võtta. Kaua riigis oldi, millal läks, millal tuli, mitu kilomeetrit sõitis, mitu tundi tööd tegi. Ja see on tegelikult see paberimajandus on paari klikiga ainult tehtav. Selle peale mõtled siis, et kui palju vanasti on üle makstud mingeid asju, keegi ütleb, et mul läks 3 tundi seal, tegelikult oli, tegi midagi muud. Ei tea, mis tegi välja.
Aga kas tuleb veel mõni näide sul selline markantsem võib-olla meelde või mitte just markantsem, aga näiteks mõni levinud, millega mõni vaataja võib seostuda, et? No toome siia siis näite siukse, see ei ole küll rahvusvaheline, see on kohalik transport. Ikka on niimoodi, et meil neid vannivedajaid või siis ütleme kallurmasinatega vedajaid on siin küll ja veel. Aga enamasti ju nad teevad tööd kellegile kuskile. Ja siis müüakse kas koormat või kilomeetrit või midagi sihukest. Aga enamasti on ju vaidlused ütleme tellijaga selle osas, et kas sa teed 10 koormat või 15 koormat või 20 koormat või midagi sihukest. Üsna lihtsa vaevaga, üsna lihtsa anduriga on võimalik sisuliselt kõikidelt kallurmasinate, olgu see poolagis või lihtsalt kallurauto, võtta iga kallutuse kohta signaal. Mille me paneme aruandesse sisse ja ka teekonnas on see näha see signaal ja teenuse kasutaja ehk siis meie klient saab paari lihtsa liigutusega tegelikult kätte kas ühe päeva mingi perioodi või mis iganes aja kallutuste numbrid ja tal on alati olemas faktid, et ma käisin 10 korda kallutasin seal. Seda kallutamist ei tee lihtsalt niisama. Et seda ei tee niisama. Sinna juurde veel saab mingi siis kuidagi kaaluvärk ka veel juurde saaks. On tegelikult kaalud on ka autod, mis annavad välja kaaluinfot. Ütleme kännist nende kaaluinfo saab kätte. Okay. Ja et kui tõstsid 10 korda, aga kaalude vahel tõstmisel ei olnud mitte midagi, siis järelikult 2 korda tõstsid nulli. Jämedalt saab siukse asja kätte jah, aga see on siukene kaevamine ja mis on võib-olla veel siukene hea näide, et siukene erilahenduse moodi on generaatorid, mis on ütleme suuremad 15 kilovatised. Näiteks tanklate mingid generaatorid, varugeneraatorid, siis neid samu generaatoreid on võimalik distantsid ka käima panna. Ja me oleme endale selle lahenduse ehitanud samamoodi nagu sa Boltil panid just uksed lukku on ja samamoodi äpist lülitades saab selle generaatori käima panna ükskõik kus kohas sa oled. Ja kus see on hea? Näiteks mingid karjäärid, mis peavad töötama teatud aegadel, mis on automatiseeritud. Panedki kaugelt käima, sul hakkavad kaalud tööle. Ja teradi mees ei pea minema ja rubilnikud välja käima. Just, keegi ei pea seal olema. Või mingisugused siuksed soojakute objektid. Talvel näiteks tervet tööd või nädalavahelist ei ole mõtet käiata seda asja. Ja siis on nii, et enam vähemalt teada, mis ajal inimesed näiteks jõuavad sinna. Paned 3 tundi ennem käima kaugelt. Sul on soe tuba juba ootab ees. Tõeliselt tark lahendus ju. Siukseid erilahendusi on jah hästi palju tehtud ja eks me enda sinna kodulehe kliendilugude ja kasuliku lugemiste artiklitesse koondame nii siukseid tavalisimaid kui ka tegelikult siukseid erilisemaid pigem lugusid, et kellel huvi, minge vaadake, kindlasti tekib äratundmist. Ja. Siit saab juba ju vaadata siis, et Metrotech, kes veel ei teadnud on ju, et siis millised firmad juba siin kasutavad just Olerex, Toode, Rudus, eks on ja on juba suured nimed, eks on ja kes usaldavad Metrotechi, nii et teil ilmselt ei ole vahet, et ei pea olema mingi enne aasta eelarvega ettevõte, et suured väiksed kõik aitate. Muidugi. Oluline on see, et saab klient lahenduse, mida ta tegelikult otsib ja ei ole, me proovime olla mitte siukene, et keegi küsib ühte asja ja siis ütleme, et meil siin riiulis mingi asi on. Me proovime alati ikka kliendi ära kuulata ja selle mure ära proovidagi vähemalt lahendada ja kui ei saa lahendada, alati ei saagi. Siis me ka seda ütleme, et see ei ole. Aga võib-olla kiirelt siia lõppu too näide, mida ei saa siis näiteks teha või mida on küsitud? Mida on viimasel hästi palju küsitud ja mida me oleme kunagi proovinud lahendada, aga millest me loobusime, oli inimeste jälgimine või inimeste liikumiste jälgimine. See on juba privaatsusreeglid. Ei, küsimus seal ei olegi isegi privaatsus, seal on siukene riistvaraline küsimus, et oluline, miks seda küsitakse? Vanemad vanaisad, siuksed ütleme tervisemuredega, kellel on vaja teada, et kes kukub, kes on, mõni läheb kaduma või üles leida. Et see on asi, mida me enam ei tee lihtsalt. Ei aru saada. Et tavaliselt ongi, fookus tuleb hoida ja siin on fookus siis sellistel ikkagi transpordisektori ja hoiame masinaparkidel ja siis masinaparkide digitaliseerimisel. Ja, just. Ütleme siin niimoodi. No võt, see väga hea info. Suur tänu Metrotechist siis Kaupole. Tahad sa ise veel midagi lõpetuseks öelda?
masinapargi halduslahendused, GPS jälgimised, standardlahendused, hästi palju meeldib meile erilahendusi teha. Olgu selleks siis tööülesannete etteandmine, veoselehed või mingid erilised sõidmed, mida vaja jälgida. Ja metrotech.ee leiate meid üles. Saate ühendust võtta. Mehed mõtlevad kaasa, meie reisigagi mõtlesid igasugust asju kaasa, andsid meile huvitavaid nippe asju, nii et võtke aga ühendust ja järgmiste kohtumisteni. Siin on teil konkreetne üks link ka olemas videokirjelduse all, kus te saate seda päringut teha ja näeme siis teiega kindlasti järgmistes episoodides. Lingid leidke kindlasti üles väikene salasõna ka, siis saab ühe kuu tasuta teenust. Oba!